tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna vähkidele. Täna laon sõnumite saamiseks keldi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist on ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Aga esimeseks energiaks võtame sinu praeguse olemuse ja väljakutse energia ehk siis ristava energia. Nii, surmakaart muutus ja tugevad kaardid, surmakaart ja ristav väljakutsekaart ongi selline erakukaart, eemaldumine. Tahan selgust milleski saada. Alateadvuse energia on sauade 9, möödunu, maagikaart, teadvusenergia on mõõkade kuningas. Nüüd, mis on tulemas lähitulevikus, mis siin mõjutab, mingisugune pakkumine, müntide hästi, kuidas sa ennast tunned, mõõkade kuninganna, siin on paar koos, mõõkade paar. Keskkond ehk siis välismõjutajad. Keegi muretseb sinu pärast. Mõõkade 9, nõuanda hoiatuse energia. Siin on keisrinnakaart. Nii, ja tulemus, mis juhtub järgmiseks, on müntide 5, aga tagurpidi, mis on väga hea. Nii, aga vaatame siis koos. Suure arkaani kaardid on siin praeguses energias olulised asjad, muutus, surmakaart. Selline taassunni surma energia võib olla tegemist vahel skorpioniga, siin on ka neitsi energia, skorpioni neitsi energia. See on mingisugune muutus elus. Nagu ma olen hetkel läbimas mingisugust muutust millegi osas. Ja natuke hirmutab võib-olla see tulevik mind, sest surma puhul on alati, et ma nagu võib-olla midagi tuttavat, mis on mulle kindel ja tuttav, pean jätma kuidagi maha, sest ma pean kuidagi tegema midagi teistmoodi. Ja see võib olla hirmutav, et muutused võivad hirmutada, aga see on midagi olulist ja ma ei saa nagu millessegi midagi kinni hoida, mingit muutust takistada, et see peab muutuma. Ja väljakutse on siin erakukaart, see võib olla, erak on alati eemaldumise kaart millestkist ja erak otsib vastuseid tegelikult ja need vastused on minus endas. Ma tahan saada selgust, väljakutse on leida endasse selgus, kuidas toime tulla mingisuguse muutusega, sest erak on energia, kus on paus. Kas on aeg teha paus, eemalduda millestkist, läbi mõelda, et näha, kuidas edasi. See on selline, ma proovin näha tervikpilti, ma eemaldun, lähen kaugemale, et vaadata seda kuidagi. Mul on vaja teha ruumi enda vajadustele, et näha, et mõista, et mis see on, mida ma tõeliselt soovin, et millegi osas mingi muutus, aga ma tahan täpselt teada, kus suunas näiteks liikuda. See on ka selline hinge otsimise aeg, et usk, et leian keerulistes olukordadest väljapääsu ja usaldades enda sisetunnet. Vahel on selline tunne, et kõik juhtub liiga kiiresti, korraga liiga palju. Ja just kui see võtab, mul on vaja, et see kontrolli alla saada, siis ma pean kuidagi eemalduma korra ja ma tahan rahulikult läbi mõelda need asjad, aga võib-olla mulle ei anta seda aega millegi pärast. Et hästi palju on mul küsimusi, aga võib-olla mul ei ole kelleltki küsida või mul ei ole neid vastuseid kuskilt saada või ma ei jõua neid saada. Müntide 7, need on toredad kaardid selles mõttes, et see on muutus, mis võib tuua mulle. Müntide 7 on selline investeeringute kaart. Et midagi, millesse panustada, mille eest hoolitseda, see on eesmärkide poole liikumine. Stabiilne investeering, selline saagikus, selline, et kui ma selle eest hoolitsen, püsivalt panustan, siis ma saan sealt ka saagi. Aga kuidagi see on väga hea investeeringukaart, mis ei pruugi tulla see tulu nii ruttu,
aga see on selline saagikuse kasvamise, visaduse, planeerimise, pingutuse kaart. Et töö, mis toob tulemuse, aga ma pean panustama. Et hea investeeringu kaart, aga see tulemus ei tule nii kiiresti, et see ei ole, et ma pean sinna ka andma, panustama, kasvama, arendama, aga see võib olla midagi väga stabiilset. Aga kuidagi see muutus on hirmutav, kui ma olen valmis selleks, ma tahan vastuseid, siin on kuidagi seotud selline, ma tahaks nagu korra pausi teha ja mõelda kõik asjad rahulikult läbi. Ja kuidagi on raske mul näha seda tervikpilti, raske näha, millist valikut või otsust teha näiteks. Siin alateadvuses on üks sõdalane. See on väljakutsetega toimetuleku kaart, sest alateadvus siin ütleb, et mis iganes sa tuled väljakutsetega toime, sest sa oled juba hakkama saanud nii paljude asjadega. Et sa oled juba seljatanud siin 8 saua ja kuidagi millegi eesmärgini jõudmine, see on sõdalane, no alla ka ei anna. Et see on tegelikult alateadvus ütleb, et saad hakkama, kaaluda energia. Et kuidagi see tegudel on tagajärjed energiat, siin on kogemused, on energiat, et see alateadvus ütleb, et ausus, tõde, selgus, ära lase ennast mõjutada, proovi olla selline, mitte anda hinnanguid, et tugineda faktidele, siin võib olla juriidilisi asjaajamisi, et hästi selline aus, tõde, avatus, ma kaalun oma võimalusi, otsin parimat lahendust, olen objektiivne hästi, et siin selline väike sõdalane, kes tuleb tegelikult toime, et mu alateadvus ütleb, et ma tulen toime, sest ma olen õiglane, ma olen aus. Et ma tulen väljakutsetega toime, sest mul on ka kogemused. Sest ma tean, et minu tegudel, kõigi teiste tegudel on tagajärjed ja ma kaalun, et tõde on oluline. Ausus on oluline. Julgus on siin kindlasti. Aga ajan nagu asju õigesti, ma ei anna kellegile hinnangut, ma ei kritiseeri kedagi proovin mitte ka enda ego lasta, et just kui ma tean, et nagu mitte enda ego lasta mõjutada, vaid las faktid räägivad enda eest. Möödunu, siin on nagu mingisugused võimalused, millest ma olen kinni hakanud, sest siin on maagikaart. Midagi olen alustanud, ma olen mingi valiku juba möödunust teinud, maag. Millegi osas. Õnneratas on tagurpidi. See on vahel, et ma proovin midagi kontrollida, mida ma ei saa ja midagi on viibinud. Siin on millegi osas võimalused, uued algused. Just kui need on olemas millegi osas, aga midagi nagu takistab, midagi viibib. Et ma ootan, et see õnn pöörduks kogu aeg. Ma ootan, et see algus tuleks millegi osas või kellegiga seoses. Siin on nagu, see on väga fookuse, aga midagi takistab. See on nagu midagi on väljaspool minu mõjuvõimet, et ma ootan, et see ratas jõuaks nüüd, et ma saaks seal tipus olla, et need algused kõik alustatud oleks. Et siin minevikus midagi ei ole võib-olla õnnestunud sellel hetkel, et asjad justkui nagu on olemas kõik see võimakus ja on olemas tahe, aga mingi muu nagu universum keerab kuidagi, et minul on need teadmised, võimekused, aga ma ei ole nagu õigel ajal õiges kohas või kuidagi niimoodi. Midagi ei mängi välja, mingid takistused tulevad, mida ma nüüd ootan ja siin öeldakse, et lase see minna, kui see ei õnnestunud minevikust, aga nüüd on uus algus, nüüd on uued võimalused, et siin on midagi, mida me ei saa alati ise kontrollida, kuigi ma arvan, et mul on kõik võimalused. Me ei saa alati, kontroll ei ole millegi osas olnud nagu sinu käes, et lihtsalt lase nüüd minna, et siin tekib nagu uus võimalus, et midagi pidigi ootama veel, pidigi ootama, küpsema. Siin see, mida ma tean ja soovin, siin on väga targad otsused ja siin on ka näha, kuidagi see mõõkade energia on siin hästi tugevalt peaga teen asju praegu väga, sest nii kuninganna kui kuningas on siin ja mõõkade kuningas on energia, kus ma vajan fakte. Ma tahan teada, kuidas edasi. Siin võib olla keegi väga enesekindel ka, keegi, kes on ise selline hea suhtleja, selge, ütleb välja otse, kuidas asjad on, väga aus, väga õiglane energia, aga kuidagi see on juhtimine, juhi energia, kus teadmised juhivad, hästi tark energia, targad otsused.
hästi hea, selge, rahulik suhtlemine annab häid tulemusi. Siin on faktid. See soov on liikuda järgmisele tasemele kellegi millegi osas. Aga kindlasti tuginen teadmistele, hea suhtlemine, tõde, ausus, see on kuidagi millegipärast siin väga-väga oluline tarkus. Ja, sest mõõkade 7 on siin kuidagi oht, et ma ei saa kõike usaldada või oht, et ma ei saa kedagi usaldada, nagu kellegi osas ma tahan teha hästi ausalt, hästi õiglaselt, millegipärast on see õiglus, ausus, see mõõgad on siin tõde, selgus. Aga siin on, kas ma kardan pettuda, ma kardan võib-olla midagi valesti. Sest mõõkade 7 on selline taktika reeturi kaart. Või ma pean ise olema kaval millegi osas, langetama õige otsuse. Selline kavaldaja kaart. Aga juhindun ma ikkagi sellest teadmisest. Ma tean, et on riskid, ma tean, et ma ei saa kas kedagi või midagi päris täpselt nagu ma ei usalda. Kuidagi miski või keegi ei ole mulle avatud. Et mul ei ole kogu infot ja mul on võib-olla selline tunne, et keegi võib olla natuke küüned enda poole. Aga mina juhindun väga teadmistest, väga tõest, et mina jään ausaks. Isegi kui siin on midagi, mis mulle tundub, et ei ole läbinisti aus ja tõde võib-olla. Aga minu jaoks on oluline selline hea suhtlemine, hästi selge ja rahulik, sest ma otsin, siin on soov liikuda järgmisele tasemele. Siin on soov näha uusi võimalusi, luua uusi paremaid võimalusi ja läbi kindlasti hästi oluline mõistus. Ja siin lähitulevikus on tulemas mingisugune pakkumine, midagi väga head, selline võimalust, müntides on uute võimaluste energia. See võib näidata materiaalset võimalust, see võib näidata mingisugust kasvu, mida siin on ka näha, et kui ma selle mündi eest nüüd siin hoolitsen, siis sellest võib mulle mingisugust väga head kasu tulla. See on hea investeerimise kaart, nagu siin. See võib näidata uut tööd, see võib näidata preemiat, see võib näidata uut võimalust kuidagi areneda, kasvada külluseks, jõukuseks, stabiilsuseks. Ma loon midagi kindlat, ma loon midagi püsivat, turvalist, aga ma pean sellest kindlasti hoolitsema. See on üks, millest ma võiks saada 10. Et selline, see võib olla ka püsisuhtes, püsiarmastus, tervise mõttes väga hea kaart, kus justkui kui ma sedasi teen, sinna panustan, siis midagi paraneb. See on hea pakkumine. Pakkumine, millest tasuks kinni võtta. Jaa, see on väga hea pakkumine. Siis siin on karikate kuninganna. Vähi enda energia karikad on siin olemas ja see pakkumine, miks mina rõõmustan, sest karikate kuninganna on selline tunne, et just kui lähitulevikus on vähkidel mingisugune võimalus, pakkumine ja ma tunnen, kuidas minu tundlik süda väga, väga avaneb sellele. Et see tekitab minust sellist see võib näidata, see tekitab sellist tundlikkust ja selline mõistmine, hoolimine, minu vajadus, et kuidagi ma tahan seda jagada ja see tekitab, ma juhindun tunnetest, juhindun intuitsioonist, et siin on midagi, mis mind tõmbab, mingisugune pakkumine, mis pakub mulle ka emotsionaalselt. Kuigi ma lähtun sellest, et tõde, tarkus, ma teen õiglaselt, siis see pakkumine kuidagi, see võimalus tekitab minus emotsiooni, see on nagu, mul on väga hea meel selle üle, et teeb mind tundlikuks. Et see on midagi, mis teeb mind tundlikuks. Nüüd, kuidas ma ennast tunnen? Mõõkade kuninganna on selles olukorras, mis ma tean, ma seisan millegi ees, siin on ka see tõde ja tarkus. Mõõkade kuninganna puhul jällegi selline aus, otsene väljendamine, mida ma soovin, ütlen välja. Faktipõhiline, edukas energia, seisan selle eest. Mul on eesmärk, mida ma tahan saavutada ja ma olen nõus selle eest seisma, võitlema. Mul on hästi siiras ja puhas süda selle koha peal. Kuidagi mõistusega seotud. Mõistus, ma teen see, mida ma vajan, ma teen targalt kuidagi ja ma tean, et ma seisan, ma olen valmis ka võitlema. Ma olen ka valmis võitlema. Müntide 2 valikud, otsused ja ma tulen toime sellega, ma suudan luua mingisuguse tasakaalu.
nüüd on müntide 2, et midagi tuleb juurde minu ellu, aga ma kohanen väga kiiresti, sest ma teen targad otsused, ma kohanen väga kiiresti. Isegi kui tuleb lisavõimalus, siis just kui ma tulen toime ka 2 müntiga. Selline võimalus, kus uued võimalused, aga ma saavutan kuidagi, ma suudan päris kiiresti luua selle tasakaalu. Ja ma suudan luua selle tasakaalu ja olen kuidagi leidlik, et ma tulen toime, sest mul on siht, mul on eesmärk, ma olen aus, ma tean, mis on õige, mis vale, et ma suudan nagu selle ma kohanen väga ruttu. Kohanemisvõime on väga hea, et isegi kui keskkond võib-olla on väga mures või stressis või et siin on selline keskkond, võib-olla on minu lähedased, kes muretsevad või on kuidagi mingi stressirikas olukord kuidagi. Et see keskkond on kuidagi selline ärevil. Siin on ka sõnnienergia, pühendumine millelegi, mures olema, millegi pärast eesmärgi leidmine, andestamine, pühendumine, oma tee leidmine. Mingisugused võimalused, proovin olla paindlik, mõistev. Siin on mingi stress, kas keskkond kuidagi, aga mina olen enesekindel. Ja kohanen. Aga natuke ärev on, mingi olukord on kuidagi ärev. Samas see paavst on kaart, mis näitab, et keegi peabki olema et isegi keegi võib-olla, see on nagu minu jaoks keegi teine, mitte võib-olla ma ise, aga kuidagi ümbritsevale tekib sellist, või ma ise võin ka muidugi ärev olla mingi olukorras, et see situatsioon tekitab minus unetust, ärevust, mul on raske. Aga siin on, paavsti kaart kutsub olema rohkem, ole avatud, proovi olla mõistev, rahune, et selline paindlikkus tuleb kasuks, et aeg on milleskist vanast lahti lasta, mis ütleb ka siin, et ära ole mures, et kõik nagu paavst on minu jaoks alati see, et see on selline andestumine, mõistmine, aga see on mingi tee leidmine. Minu jaoks paavst on ju keegi, kes on see maa ja taeva vahel, et keegi, kes ütleb, et aga sind suunatakse sinna, kuhu sa peadki jõudma. Et see stress või et lase olla, et ära muretse. Et midagi peabki muutuma, siin on mingisugune muutus, aga see on midagi head võimalust. Võib-olla see tekitab minus lihtsalt, et kuna ma ei tea olukorda, aga minu arust tehakse siin väga selged ja targad otsused. Ja siin nõuande või sellise hoiatuse positsiooni, siin on keisrinna. See on imeilus kaart, et siin keisrinna on ema, on ju, keisrinna on naine. Keisrinna on viljakuse kaart, kus ma toon siia ellu midagi, on ju. Et see on võime luua midagi. Võime luua, muuta midagi. Võime soove ellu viia hästi ilus kaart. Siin on see sama maag, siin on see trikimees tagurpidi, just kui see sama soov võib-olla, mida ma olen soovinud, tunnistan, siin on see võimekus olemas, võime soove ellu viia. Nüüd, kui maagikaart on tagurpidi, siis see võib näidata seda, et kasutamata potentsiaali. Et siin on võimalus, siin on soov ja maag ütleb, et aga sa ei kasuta seda potentsiaali, siin antakse midagi. Et oht on see, et jätta lihtsalt midagi kasutamata. Et kahtlen millegis, et eesmärgis. Ja vahel ma ei taju neid andeid, mis mul on olemas. Et mul on midagi olemas, sest ma hakkan kahtlema, kõhklema, aga keisrinna on niivõrd ilus ja tugev energia. See on energia, kus on produktiivsus ja sensuaalsus, hoolitsemine, küllus, hästi suur, empaatiline kaart. See on tingimusteta armastuse kaart, selline muutumise energia, ma toon midagi siia ellu, uus pere, uus suhe, uus äri, uus võimalus, selline kirg ja pühendumine on siin. Lihtsalt, kas sa kasutad kõik ära, kõike potentsiaale. Nüüd see müntide 5, mis on väga tore, et see siin tagurpidi on, sellepärast, et müntide 5 tagurpidi näitab positiivset muutust. Just kui
kui mul on uks kinni olnud, siis siin midagi muutub. Justkui kui ma olen töötu, siis ma leian tööd. Noh, see on selline energia, kui keegi on mult raha laenanud, siis ta toob mul raha tagasi. Et see on kuidagi selline positiivse muutuse energia, see on taastumise energia, ka andestamise energia, et mingisugune justkui mingi võimalus avaneb, mis võib-olla oli vahepeal minu jaoks suletud. Et see on selline positiivne muutus millegi osas, et ma tundsin ennast sellise nagu eemale tõugatuna, tundsin, et mingisugune pakkumine, mida ma ootasin, et seda ei tule mulle, siis siin on see pakkumine, pannakse mulle otse nina alla. Et mingisugune võimalus, millest ma võib-olla arvasin, et ma olen näiteks ilma jäänud või see ei ole minu jaoks, siis siin öeldakse, et kõik on võimalik, et sa lihtsalt ei kasuta mingisugust võimalust, mis sulle antakse. Siin on emotsionaalselt, aga kuidagi väga targad on vähid siin, et mõtlevad väga läbi. Natuke on raske võib-olla kohaneda nende muutustega ja võib-olla vajaks aeg-ajalt, et ma tahan eemalduda ja rahus ja läbi mõelda need asjad. Et kõike on liiga palju, liiga kiiresti, võib-olla see keskkond on ka kuidagi siuke ärev aga siin on väga-väga head võimalused ja tundub, et ka võimalused, mis võib-olla olid enne minu jaoks suletud, on nüüd tekkimas. Sellised sõnumid vähid teile seekord. Suur-suur aitäh, et kuulasid!